südamesse elab. Kinderranniku pool. Laulavad meile täna veel, seda siis väga erilise puhul. Aga mis puhul? Seda, mis aladusvahel tahaks praegu aga Ruske raadio. Kuidas on meil täna Ruske raadio esindajad veel minemas? Aga teeme siin juttu Ruskoje raadio esindajatega, kes on ju siia Peetri platsile ajanud suurepäraselt Citroen Z1 auto ja räägi meile, ole hea, kuidas su nimi on? Minu nimi on Ksenia. Räägi, mis puhul? Kõik soovijad võivad tulla juurde ja vaadata ja võib-olla istuda, tunda ennast roolis ja lihtsalt nautida vaadata. Aga see auto näeb elus 3. septembril meie kuulata vahe. Ja kindlasti ja selleks siis osalemiseks tuleb siis saata SMS sõnumi numbri 1331 märksõnadega Ruskoje raadio ja siis 2. septembrimini iga päev meil on üks andmas aina suuremat panust jooksuharrastuse toetamisel Eestis. Soovin kõikidele tänastele jooksjatele. 3 kuud tagasi Narva Kindluses saime seltskonnaga kokku, kus oli siis Eesti Energia, Eesti jooksukorraldamise parimad jõud ja Narva linn otsustasime, et tuleb see asi head jaoks teha. 3 kuud on väga ruttu läinud ja täna on see vahva päev käes, et soovin kõigile jooksjatele jõudu, päike meid ei põleta, parasjagu ilm on selline, et ilmselt vesi kellelgi keema ei lähe, nii et arvan, et ka mingeid viperusi ei juhtu. See päev on väga oluline ka selles mõttes, et pärast teist maailmasõda ei ole Narvas sellise tasemega kergejõustikuüritus toimunud. See on siis esimest korda, üle nii pikkade aastate peetakse Eesti meistrivõistluseid. Edu kõigile ja toredat päeva! Доброе утро всем. 3 месяца назад команда, которая организует этот побег, собрался в Нарвской крепости. И, как видите, время летит быстро. Сейчас в августе этот день наступил. Я всем участников, всех забегов желаю
сильных хороших результатов. И еще очень радостно то, что после Второй мировой войны это первый раз, когда в Нарве проводится чемпионат Эстонии по легкой атлетике. Это тоже очень важная дата. Погода как раз такая, что длинную дистанцию бегать хорошо, вода не закипит. Еще раз всем хорошего дня и много сил всем участникам. Sellega siis Seega siis viismasaja ilm on suurepärane, ärge toomake, 4 teenistuspunkti on teil vaja ja 21,1 kilomeetrit pikkus. Finiš Valga tänaval kõige peal loen viimased sekundid ülevalt alla nii Ruto stardikäskuse 10 sekundit. 5, 4, 3, 2, 1. Дорогие зрители, еще раз будем болеть за всеми финиширующими и будем носить их прямо на руках финиша полумарафонной, так как и 7-километровой дистанции. Они нуждают этого, они герои сегодняшнего дня. И если вы хотите быть среди них, то надо заранее регистрировать уже в следующем году на второй Нарвский энергетический завет. Nii et Eesti Energia elektriänes on meil kohale jõudnud ka, nii et elektriänesega meil tegemist on meil energiajooksega, elektriänes on tulnud, kes on siis sütitanud terve Narva linna ja pilootpolitsei auto on tulemas. Tähelepanu jälgime vanemad, et lapsed on teil käe kõrval. Finišisergele on kohe jõudmas esimese Narva energiajooksu võitja. Tuleb sealt ka piloot jalgratas ning vaatame, Viljar Vallimäe on tulemas finišisergele ja Eesti mees võtab esimese Narva energiajooksu võidu läheb jooksu ajalukku ja Eesti mees on jooksmas siin oma isikliku rekordi suunas 1 tund 5 minutit saab täis Viljar Vallimäe, suurepärane isiklik rekord ja selle tulemusega on siis tulemas ka Eesti mees, tulemas esimese Narva energiajooksu võitjaks, vaatame milline see tulemas tuleb ja selle saame teile öelda Viljar Vallimäe. Представитель Харьковского университета Viljar Vallimäe, новый личный рекорд по моим данным, финишировал первым. Кто финиширует вторым? Хороший сезон позади у Viljara Vallimäe, очень хорошие забеги, личные рекорды. Серебряный призер эстонского чемпионата на 10-километровой дистанции, бронзовый призер в этом году на 5-километровой дистанции и станет чемпионом Эстонии на полумарафонной дистанции. Ja nagu näeme, Viljari edu siis konkurentide ees on mäe kõrgule viimastel kilomeetritel olnud ja kas järgmisel tuleb Vene Föderatsiooni esindaja Juri Vinogradov või on meie noorema põlve jooksjatest suutnud keegi tast ette rühkida viimastel kilomeetritel. Кто финиширует вторым, кто серебряный призер эстонского чемпионата, кто бронзовый призер. Näeme, et järgmine jooksja on sealt tulemas jooksu stiili järgi, seda meest ära küll ei tunne, aga pakuksin, et Vinogradov peaks olema teisel kohal lähenemas finišile, ootame teda lähemale nii teravalt, et minu silmad praegu hetkel näeme. Приветствуем на финише первого Нарвского энергетического забега представителя Российской Федерации Юрий Vinogradov. Esimene finišijoone Viljar Vallimäe järel, tak što naš gost
из Российской Федерации по моим данным он представитель Санкт-Петербурга, поскольку я помню, надо это еще уточнять, aga Viljar Vallimäe, Toomas Tarvit võtab valmistuse suurepärane jooks ning Eesti Kergejõustiku Liidu pikamaa jooksu alarühma siis peatreener Toomas Tarv õnnitleb Viljarit ning näeme, et Viljari selg on siis natukene porine ka ja meie ees on võitja, aplodisment победителю Viljar Vallimäe, представитель Tartuskого университета, новый личный рекорд. Чемпион Эстонии 2011. года, 2011. aasta Eesti meister on selgunud, aga näeme, et on tulemas teisena Aleksei Markov, Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindaja. Markov, Ida-Virumaalt selgunud mees ja tema järel on tulemas pronksile Kaupo Šašpin, aga Aleksei Markov, selline prisior, Estonian čempionata 2011. гоda ja Markov on liikus tagasi, 28 valitsuseta Eesti jooksu tagasi, aga nüüd on ta uuesti Jaanse Valmi tõusnud ja sportkeskus.ee esindajana Eesti meistrivõistluse pronksi Kaupo Šašpin, mullunud Eesti meistrivõistluse hõbemedalist ja Dmitri Aristov on teinud siis nimekatele konkurentidele tubli avalduse ning neljandana ületab finišijoone ja Eesti meistrivõistluste medali. Ja Viljar Vallimäe, 1:06 meie andmetel peaks olema mehe isiklik rekord. Resultaat Viljara Vallimäe 1 час 6 минут и 6 секунд. И серебряный призер сегодня Алексей Марков перед нами. Он родом из Sillamäe и Sillamäeская школа. 1 час 8 минут 50 секунд. Ja järgmine võistleja finišis. Number 16 Hasso Paap on täna korraliku jooksu teinud ja Hasso Paap jõuab üle finišijoone. Ning Hasso järel tuleb kuulus jooksumees Margus Pirtsar, kellel küll tippjooksa karjäär selja taha jäänud on, aga jooksutreeneri ja nõustaja, koolitajana jooksueksperdi tiimi esindaja on siis jõudnud finišisse, võtab õnnitlused vastu noorematelt kolleegidelt ja Margus Pirtsar siis on samuti nii poolmaratoni distantsil kui ka maratoni distantsil Eesti edetabeli kõrgetel kohtadel ja vaatame, kes on järgmine mees siin üle finišijoone. Andrus Tein on tema järel, aga tema ees tuleb meil numbri 14 lõpetab distantsi Kenni Kivikas. Kenni Kivikas on suurepärase jooksu teinud ja Kenni, kes on meil orienteerumise taustaga, on orienteerumisklubi Ilves liige, aga orienteerujad näitavad ennast silkete jooksutena ja tervitame finišis Slava Kozlev, finiš. Приветствуем его и желаем успехов чемпионату мира на 100-километровой дистанции, который проводится в сентябре месяце в Голландии. Nii et suurepärane jooks, vahed on siiski selle distantsi viimastel kilomeetritel siin Narva tänavatel. Rada on siis kulgemas ja on sisse tulnud, aga näeme, et järjest jõuavad jooksjad finišisse. Vaatame Slava järel Vjatšeslav Košeljev, Toomas Tarv õnnitleb siis Kaupo Šašpini klubikaaslast, kes saavutas pronksmedali, aga järjekordne mees üle finišijoone on meil Mart Andresson. Mart Andresson üle finišijoone, mees, kes siis sellel hooajal mitu starti teinud hiljuti ka vanglate ameti jooksukrossil paar päeva tagasi kaasa löönudki numbri 6 Sander Jõus sportkeskus.ee jookseb üle finišijoone ja Arto Transport Stamina Arto Transport jooksutiimi liige Kristo Reinsalu on samuti jõudnud üle finišijoone siis tänase võistluse teises kümnes. Aga nagu näeme praegu, finišisirge on hetkel vaba. Kes naistest võiks tulla käesoleva aasta Eesti meistriks, kui meestest meister, siis Viljar Vallimäe, hõbemedal Aleksei Markovile ja pronks Kaupo Šašpinile. Näeme Al Männi ja Taavi Tambur. Saminas poole finišijoone tahtenast võistlust teises kümnes lõpetamas, nii nagu ka Al Männi ja varsti juba tiksume sinna kolmandasse kümnesse, kui vaatame, kes see mees on sealt tulemas, kus on tema number saanud, kas on äkki püksi. Läheb ilmselt meistripult jagamisele kahe õe vahel ja näeme, et on tulemas nende järel kolmandana üle finišijoone ning see peaks olema Egle Mätas numbri 117. Liiga on Eesti meistrivõistluste pronks Egle Mätasele, kas kuld läheb jagamisele Liina Leila lõige vahel pronks Egle Mätasele ja vaatame, on jooksuportaali vedaja ning Ahto Jakson numbri 44 üle finišijoone, nii et külastage siis veebis aadressi blogspot.com jooksuportaal.äkki
oli komm seal lõpus, kui ma õigesti mäletan, kui numbri on 176 äsja lõpetas meil distantsi. Mitmekümnes spordimees Raivo Laanevets. Raivo Laanevets talviti siis suusatab, sõidab uiskudega jää peal ja suvel rulluiskudega. Vaatame, kes on järgmisena tulemas meil üle finišijoone. Numbri on 42 ja Martin Asto. Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse liikmega peaks tegemist olema minu andmetel töökoha järgi, aga väga tugeva harrastusjooksega. Temagi seljas Portland Running tiimi särk, kui tema järel numbri 13 Kristjan Vares rahulikult üle finišijoone kulgeb. Kui naiste võitjakolmik täna Liina, Leila, Luik ja Egle Mätas ja kohe saame liit selle kohta kinnituse ka. Liina ja Leila aeg siis võrdne ükskõik päev, kus 47-aastane mees numbri on 47 täna finišisse jõudis ja numbri on 72 Kaido Orgulas lõpetas äsja distantsi. Kaido järel numbri on 23 Siim Siimann. Evelin Kärner, Stamina Arto Transport jooksutiimi liige naistest 4. üle meistrivõistluste finišijoone on ta tänavu aastal veel paremgi jäänud Eesti meistrivõistluste arvestusel 4. aga Evelini siis edukas hooaeg on siin mõned aastad tagasi selja taha jäänud, kui ta Eesti meistrivõistlustelt minu mäletamist mööda koguni kas 4 kulda ühel hooajal võttis ja kõige esimene meistrikuld tuli juba enam kui 10 aastat tagasi Evelinil, uskuge või mitte, aga sellised alad nagu 400 meetri tõkkejooks, millisel oma lemmikalal või esimese spordialaga ta tänavu juuli lõpus toimunud Eesti meistrivõistlustel kaasa lõi. 54 päral Andrei Jonov on siis Sillamäe linnavalitsuse liikmega tegemist peaks olema ja numbri 28 Einar Kaigas finišis privetsujem finiši представитель Ida-Viruskama Ujesta goroda Sillamäe Andrei Jonov под номером 54 ja naistest jõudnud üle finišijoone numbri all 106 Helena Laumets, Helena Laumets, kes on samuti siis selle hooaja üks komeete on Evelin Kärneri järel finišisse jõudnud ja on siis räägitud Helena Laumetsast siin selliseid jutte, et samuti väga andeka noore jooksega tegemist on ja võib õige pea meie naiste jooksuparemikule kandadele astuda. Aga nüüd tullakse väga tihedalt finišisse naistest 6. kas kui märkame on Stamina Arto Transport jooksutiimi esindaja rohelises särgis Olga Andreeva. Aplodismente, păžalusta. Olga Andreeva on jõudmas finišisse üle finišijoone nägu naerul ja Olga järel siis on juba järgmised jooksjad, kelle numbrit me küll praegu ei märka siin, aga tema järel kas 84 või 184 see number võiks olla üle finišijoone. Sealt tuleb see vist on 184. Слушай, молодцы. Ну что он вообще там настроем побежал-то? А первый когда финишировал? Профессионально. 11 часов. 11 часов первый финишировал? Нет, они стартовали в 11. Финишировали давно. Когда пришли. Все тяжело? Но сегодня хорошая была, потому что меньше 1,5 часа. Марафон бегали? Конечно. Вообще прям герои. Самое главное, чтобы Александр Олегович первый. Ну вот, кого сегодня?
Jumala hea aeg. Väga hea treener. Как туда поближе? Eesti Energia töötajatele juhatuse esimees Andrus Liive poolt. Nii, meil siis 7 kilomeetri distantsist osavõtjad palume valmistuda soojendusvõimlemiseks kell 12:40 see algab. Kontrollige üle, et olete varustatud võistleja rinnanumbriga, championship ajavõtukiibiga. Kell 13:00 pääsevad rajale nii ajavõtuga jooksjad kui ka kempikõndijad ja lihtsalt kõndijad. Meil siin vahepeal Rain Vellerin näeme finišeerujate hulgas pärale jõudnud ja naisvõistlejatest numbri all 116 on finišeerunud Helen Alumäe. Nii, tulemustest ka siis. Viljar Vallimäe, täna Eesti meister ja võitja ajaga 1.06.06, kui EAS-i ettevõtluse arendamise sihtasutuse juhataja Ülari Alamets on jõudnud finišisse meil. Viljar järelikult jooksu teine, Juri Vinogradov, ajaga 1.07.35, Eesti meistrivõistluste hõbemedalist, kolmandana lõpetanud Aleksei Markov, ajaga 1.08.44 ja pronks kuulub neljandana lõpetanud Kaupo Saskinile, kel aeg täna 1.08.50. Srednji Žinči, čempionka Estoniji, тоже из политического спортивного клуба Татарского университета Алина Юрий 28 час 27 секунд. Второе место ее сестра, серебряный медаль Лина Вуйк, время час 20 минут 28. Ходите в стартовые коридоры, соответственно, вашим стартовым номером, те, которые будут бегать с размером времени, проверяйте, что вы специалист номером и чипа первый чемпионшип, который ждут прекратиться по шнурам наших весов. Если эти приборы у вас имеются, то погода позволяет увеличить, потому что, как вы видели, на дистанции участники здесь завоевали личные рекорды, установили личные рекорды, так что условия действительно приличные сегодня. Естественно, классовые есть некоторые оружия, я думаю, что это никак не мешает участникам этого местного политического забега. Никак не может ожидаться, но за этого еще следили по полной дистанции 14-15 официальное завершение сегодняшнего мероприятия. И после специальных концертов.
Nii, veel siis 3,5 minutit on veel teie stardimaaga jäänud, 3 minutit jääb siis numbrid ka sisuliselt minutite kaupa 30 sekundit veel ja siis viimased 5 sekundit veel ülevalt aja ja selle peale Anne Veski täna annab 7 kilomeetri distantsi stardikaugu esimese nädala energiajooksi 7 kilomeetri distantsile. Ja nüüd, lugupeetud osavõtjad, meie stardiline aega jäänud veel 3 minutit. 3 minuti осталось до старта 7-километровой дистанции дорогие участники. И дорогие зрители тоже. Jaanis väga hea sportniku vormis, ta oma sportniku vormis alades meile täna ei reetnud, aga ütleb, et vaid laval saab ta piisava energialaksu ja hea treenikuse, aga näeme siis, et Võlu Anne Veski on praegu meie ees ja veel 45 sekundit on jäänud stardin aega. Дорогие участники, осталось 30 секунд до старта 7-километровой дистанции и очаровательная Анна Вески сегодня у нас стартер этой дистанции. Осталось до старта еще всего лишь 20 секунд. Viis sekundit. 10 sekundit. 5, 4, 3, 2, 1. Эти люди шли и в будущее, я думаю, уже, может быть, даже 10 тысяч и больше участников будут участвоваться. Minutit ja võtame ka siin finišis vastu võib-olla esimesed 3 ja seejärel anname juba sõnajärje üle sinna teletöötajatele. Kui nutri alla 15 me täna võtta finišis. Rainis Tiits on selle noormehe nimi. Deniss Koosile on teisele finišijoone. Второй финиширует представитель Ida-Virуского уезда Tartuskого университета. Денис Кошелев финиширует сегодня вторым на 7-километровой дистанции за Райнисом Tiits. Suur aplausi. Третьим финиширует сегодня на 7-километровой дистанции. Сейчас узнаем, кто это будет. Под номером 1024 и Ааро Диксон.
Ара Диксар финиширует третьим на 7-километровой дистанции. Сегодня победитель, ранний стиц на этой дистанции. И второе место занял Денис Košlev, третьим финишировал под номером 1024 Aro Diksa. Aga siin härrasmees, kes sealt tuleb, väärib suurt aplausi. Finišidega läheme. Poolmaratoni distantsilt on ta tulemas. Numbri all 166. Eino Tulga. Ja Eino Tulga. Jooksutumer. Meil alustava üle 70 eluaasta kaugelt on ja alati stardis, kui pikemad distantsid jooksmisel, siis numbri all 1148. Priit Kangro lõpetab neljandana selle distantsi, Priidu ära siis 1395 ja sealt vaatame Kuulina naiste võitjaks. Sillane kergejõustikuklubi Kalev esindaja Julia Kuulina, tänavune Eesti meister pikas krossis ka on ja vaatame, kas saame naiste teise ja kolmanda ka täna siin sellel lühemal distantsil ära tervitada. Number 1309 Kristjan Enno lõpetas distantsi, finišiona number 1100 ning 39 lõpetas meil täna distantsi Mikk Põdra. Ja finišisirge alguses on järgmised jooksed, vaatame meesjooksjatega praegu tegemist on ja naiste võitja siis selle 7 kilomeetri distantsil on Ida-Virumaalanna Julia Kuulina, kes esindamas kergejõustikuklubi Sillamäe Kalev среди женщин. Сегодня победительница на 7-километровой дистанции представитель легкоатлетического клуба Sillamäe Kalev Julia Kuulina. Кто финиширует у нас среди женщин вторым? Один молодой парень финиширует под номером 1019 Алексей Чувильский. Он один из лучших по Эстонии в своем возрастном-группе. Ja vaatame, üks samuti väikene poiss on jõudnud finiši sirgele, vaatame dressipüksid, sinised dressipüksid jalas ja Narva jooksuime, väike Narva jooksuime on finišile lähenemas ja teeme talle suure aplausi ja kohe saame finiši protokollist teada ka, kes see tubli poiss on. Numbrile 1492 tuleb finišile jõuab, kui naistest veel järgmise võistlejaid pole näha. Скоро придут к вам, как только они выходят из финишного коридора, так что просим освободить этот коридор и оставляем коридор только для участников. No rattaga tulevad siin noorsaatid, no kui ei sega osavõtjad, siis patuga pooleks lubame siis ka ratturitel täna награждения первого Нарского энергетического забега. Ja sissejuhatuseks on mul hea meel anda sõna aktsiaseltsi Eesti Energia juhatusesimehele härra Sandor Liivele. Lugupeetud Narva linnapea, lugupeetud värsked Eesti meistrid, kõik Narva energiajooksust osavõitjad ja loomulikult kõik Narva linna elanikud. Mul on tõesti väga suur heameel, et nii palju inimesi tuli jooksma esimesel Narva energiajooksul. Ja kui me vaatame seda Narva linna, siis ma arvan, Narva linn asukohana teeb selle Narva jooksu juba esimese põhjusena väga eriliseks. Narva on läbi ajal olnud erinevate siis kaubateede, ka erinevate rahvuste ristumispunktiks ja Narva tänaseks on saanud juba Euroopa Liidu piirilinnaks. Nii et üks Euroopa Liidu piirilinn ja pole oma jooksu, et see kindlasti tuli ära korraldada, et nüüd on see olemas. Narva говорит, что Нарва город хорошей энергии. Сегодня мы все в этом еще раз убедились. Любители спорта со всей Эстонии из разных стран собирались здесь для общего старта. И я надеюсь, что это начало доброй традиции. Теперь Нарву можно по праву называть спортивным городом.
Есть хорошее выражение: «Отдай спорту время, а взамен получить здоровье». Все мы знаем, как бывает сложно найти время и мотивации для регулярных тренировок. Ведь главное соревнование – это борьба с собой, самим собой. Поэтому так важно мероприятие народного спорта. Они ставят цель, мотивируют заниматься регулярно, уделяют больше внимания своему здоровью. И каждый участник уже победитель. Alekseile kolmanda koha eest auhinnaks tšekk 100 eurole, Nike auhind, Viking Line'i reis Stockholmi ja võitja karikas. Ja on ütlemas teda ka tänase jooksu peakorraldaja spordiürituse korraldamise klubi juht Mati Liljallik. Suuresti tänu kelle tööle see suurepärane sündmus siin Narvas täna toimuma saanud on. Teine koht poolmaratoni distantsi meestest kuulub Vene Föderatsiooni esindajale. Второе место представитель Российской Федерации. Результат сегодня час 7 минут 35 секунд. Tulemus 1:07:35. Юрий Виноградов. Auhinnaks tšekk 200 eurole, Nike auhind, Viking Line'i reis Stockholmi ja võitja karikas. Esimese Narva energiajooksu aastal 2011 on võitnud Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja. Tema tulemus täna 1:06:06. Suurepärane isiklik rekord ja see mees on Viljar Vallimäe. Tšekk 300 eurole 53, Egle Mätas. Ja Egle auhinnaks tšekk 100 eurole, Nike auhind, Viking Line'i reis Stockholmi ja kolmanda koha karikas. Esimesel Narva energiajooksul naistest teise koha on saavutanud Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja. Tulemus 1:20:28, Leila Luik. Leilale Sambari teise koha karikas, Matit Tšekk 200 eurole, Rainer Topsik, Nike auhind ja Viking Line'i reisi Stockholmi auhinna annab üle Viking Line Eesti osaühingu tegevjuht Inno Borodenko. Narva energiajooksul on poolmaratoni distantsi naistest võidu saavutanud Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja. Tema aeg täna 1:20:27 ja luikadel kädes iseasi ning võitja nimi täna Liina Luik. Palju õnne! Naiste võitjakolmikule ühte suurt aplausi ning Liina auhinnaks 300 eurone kinketšekk, Nike auhind, Viking Line'i reis Stockholmi ja võitja karikas. Naiste võitjakolmik, tubli õnnemasu esindajad, kes täna väga põneva võistluse meil siin tegid. Liina Luik, Koppo, Sasvin. Samuti isiklik rekord tänasel võistlusel ning hõbemedal kuulub Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindajale Ida-Virumaalt võõrsunud jooksjale. Tema tulemus täna 1:08:44. Aleksei Markov on see mees.
maratoni distantsil kroonitakse Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja. Suurepärane isiklik rekord täna tulemusega 1.06.06. Viljar Vallimäe. Egle Mätas. Kuulub tema võistkonnakaaslasele tulemus 1.20.28 Leila Luik. Ning 2011. aasta Eesti meistriks kroonitakse samuti Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja aeg 1.20.27 ning Liina Luik. Ja võitja treener on Harri Lemberg. Ning Tartu meeste noorsoo vanuseklassi parimaid ning selles arvestuses tänavu on meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Tartu spordiseltsi Kalev esindaja tulemus 1.23.04 Siim Siimann. Meistrivõistluste arvestuses hõbemedal kuulub Viljandi jooksuklubi Saier esindajale tulemustena 1.18.28 Morten Priks, kes kahjuks pidi siit lahkuma kiiresti Soome, nii et palju õnne Mortenile ja järgmisena kutsume püüne peale Eesti meistri selles vanuseklassis, meeste noorsoo vanuseklassis Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja, tema aeg täna 1 tund 11 minutit 29 sekundit Kenny Timikas. Spordimees, nii nagu siit näha võime, orienteerumisradadelt tuntud mees ja täna siis poolmaratoni distantsi meeste noorsoo vanuseklassi võitja. Hõbemedal selles vanuseklassis kuulub Viljandi Saier esindajale tulemus 1.16.00 Heinar Vainer. Eesti meistriks poolmaratoni distantsil kroonitakse kergejõustikuklubi Atletika, võistleja tulemus 1.8.57 Dmitri Aristov. Ja palume siis püüne peale ka võitjatreeneri, kelleks on Aleksandr Kvorõv. Aristovi treener Aleksandr Kvorõv on teie ees. Palju õnne ka võitja treenerile.